Tere taas, mina olen Reijo ja täna vaatame kiirelt üle ühe juhtmevaba valvekaamera nimega EasyViz C3A. Esimese asjana võtamegi kohe selle karbist välja. Selline ta siis välja näeb. Tegu on väga lihtsasti seadistatava, ilmastikukindla ja nagu näha siis päris soliidse välimusega valvekaameraga, mis sobib vabalt nii kontorisse kui ka koju. Karbis on meil kaasas siis aku, mis on loomulikult taaslaetav ja aku laadimiseks on meil siin tavaline micro USB juhe koos siis vooluadapteriga ja laadida saame siis siin kohas oleva micro USB augu kaudu, mille saab siis lahti teha ja tagasi kinni panna. Aku saame siis kaamera sisse panna, kui me hoiame seda nuppu all ja tõmbame selle kaane pealt ära ja siia sisse siis võime aku panna. Nii, ja nüüd on aku paigaldatud. Siin me näeme ka microSD auku, kuhu saame siis sisse panna kuni 128 gigabaidise mälukaardi. Küll aga tasub teada, et kui see mälukaart täis saab, siis hakkab seade ise automaatselt vanu salvestusi uuesti üle salvestama. Kui sa arvad, et see võib sulle probleemiks tulla, siis tegelikult EasyViz pakub ka pilveteenuse lahendusi. Ja kindlasti tuleb teada, et kaamera hakkab salvestama ainult liikumise peale, ehk siis tegelikult keskmiselt ta salvestab kuskil 5 minutit päevas. Siin on meil olemas ka magnetiga jalg, mille saame siis seina külge kinnitada ja siis saame selle seadme ilusti niimoodi magneti külge kinnitada. Et see teeb meie seadme väga mugavaks juhul, kui meil on vaja seda kuskil ümber tõsta või kuskile mujale lihtsalt viia. See magnet on üsnagi tugev, nii et ma ei kardaks küll, et see kogemata ära peaks tulema, et päris korraliku jõuga peab seda ikka tõmbama. Mis siis veel? Kaamera töötab muidugi 2,4 GHz võrgus ja ei toeta uuemat 5 GHz võrku juba selle tõttu, et 2,4 GHz levib lihtsalt palju kaugemale. Pilti salvestab ta loomulikult Full HD-s, tal on üpriski lai vaatenurk ehk siis 126 kraadi ja pimedas näeb ta kuni 7,5 meetri kaugusele. Lisaks on tal ka kahepoolne audio ja mikrofon, mis tähendab, et näiteks läbi mobiiliäpi saad siis suhelda oma kaameraga, mis tuleb ülimalt palju kasuks, kui see on paigutatud näiteks välisukse juurde. See kaamera on ka loomakindel, ehk siis kui sa soovid näiteks kaamera kaudu oma koduloomade tegevusi jälgida, siis võib-olla see kaamera ei ole kõige parem variant, sest kuni 25 kilogrammiseid koduloomi ta ei salvesta. Nii, aga paneme selle korraks tööle ka. Ja tegelikult süsteem juba töötab, ainuke asi, mis ta ütleb, ongi, et me ühendaks selle kaamera ära EasyVizi äpiga. Nagu enne juba mainisin, siis C3A kasutab toitallikana taaslaetavat akut, mis kestab siis kuni 3 kuud, kui salvestada 5 minutit päevas. Küll aga saab sellele juurde osta lisajaama nimega EasyViz 2V2D, mille link on samuti siin all video kirjelduses, tänu millele siis kestab kaamera aku kuni 9 kuud ning mis siis suurendab oluliselt ka kaamera leviala. Ja lõpetuseks, kui soovid seda kaamerat ühendada EasyViz mobiiliäpiga, et läbi mobiili pilti reaalajas vaadata või järelsalvestusi vaadata, siis selle jaoks on link siin video all olemas. Sellega mina aga tänaseks lõpetan. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!